tänase ütluse ettevalmistajate nimel. Hea meel teid tervitada. Meil on suurepärane paik koosolekeks. Siin on vaba ja laheda atmosfääri, nagu Eesti Vabaerakonnale sobib. Ja nagu meil ikka tegi tavaks on olnud, me tõuseme ja laulame oma ütluse vahel. Järgmiseks nüüd peaksime kinnitama meie tänase koosoleku päevakorra. See on teile samuti juba varem välja saadetud, muutusi selles ei ole. Kas kõik on selle päevakorraga nõus? Mõnda aega tagasi, kui see välja saadeti, siis 6. mail Jaanus Ojangu ja mina tegime ettepaneku arutada erakonna rahastamisega või riigi poolt tulnud rahaga selles mõttes, et me kasutaksime ainult pool raha ja vähemalt osaliselt selle teise poole rahast kasutaksime heaks tegevaks otstarbeks ja annetamiseks. Kahjuks siis juhatus ei leidnud võimalust seda tänase päevakorda lülitada ja ei saagi seda arutada, kuna see peab olema enne teatatud, aga on üks asi, mida me saaksime täna otsustada, see on
ilma päevakorrapunkti, see on lähtudes mittetulundusühingu seadusest, me saame otsustada uue üldkoosoleku kokkukutsumist ja selle punkti lülitamist uute üldkoosolekusse. Ja et meil on üldkoosoleku otsustatud nii tuleb suvepäevale ja mina tegin ettepanek, et me otsustame, et see meie ettepanek tuleb siis too üldkoosolekul arutada. Jaan, kas sa oled sellega nõus, et vaba mikrofonis on üks koht selleks eraldatud selleks sõnavõtuks? Aga kas on otsuse koht, siis see on üldkoosoleku otsus. No üldkoosolek võib otsustada iga hetk ja kanname notaadis. See on vaba mikrofoni juures, on sulle selleks koht aeg eraldatud. Esitasin ettepanek, et erakond võiks täna avalduse vastu võtta ja esitasin avalduse teksti. Muidugi Markus tegi mulle selgeks, et seda nagu ei saa päevakorda võtta enam, kuna seda päevakordas ei ole, aga nüüd mul on küsimus. Ma sain eile sellise teate meelis, et see küsimus siiski pannakse päevakorda. Ma tahaks sellele vastust ja kui seda ei ole võimalik päevakorda panna, siis on täpselt sama ettepanek, et arutada neid küsimusi põhimõtteliselt ja lülitada ka siis järgmine üldkogu päevakorda. Aga me peaksime seda avalusi arutama. Väga hea ja samuti teeme ettepaneku siis vaba mikrofoni ajal see küsimus uuesti üles võtta. Tegelikult avalduse projekt on juhatuses eile kooskõlastatud Ülo Marteluse poolt ette valmistatud, et leiame võimaluse seda tutvustada siis valitud esimene sõnavõtuks. Seoses viimaste päevadel listis ja aruteludes toimunud ettepanek hääletada, et kas on eetiline, kui palgalised töötajad ja fraktsiooni liikmed kandideerivad kõik ka juhatusse. Kas me ei muuda sellega meie juhatust fraktsiooni meepidamiseks? Ma usun, et see on jälle selline diskussioon, mis võtaks rohkem aega kui 1 minut. Tegelikult oleme juba 5 minutiga üle läinud oma ajast. Et katsume kinni pidada ja meil olemas selleks vaba mikrofon ja kella 5 alates kella 8. Kas kõik on selle päevakorraga nõus, palun mandaadiga aegtada? Oleme planeerinud ka seda, et inimestel võib tekkida küsimusi, et hetkel on ettekande ajaks 20 minutit, et umbes 15 minutit Andres räägib ja jätame 5 minutit juba lõpule 2.